Nii, oleme nüüd teisel ringil. Andsin oma tagasiside siis AI-le ja palusin tal vead parandada. Mida ma nüüd kohe märkan, on see, et sõnade arv on tõusnud 388 sõna, on juba peaaegu 400 sõna, nagu töökäsk küsis meie käest. Aga vaatame, kui hästi ta siis parandustega on hakkama saanud. Pealkirja on ta samaks jätnud, sest ma ütlesin talle, et võin rahule jääda pealkirja, sissejuhatuse ja kokkuvõttega. Ja kui ma nüüd vaatan seda sissejuhatust, siis ka see on tal samaks jäetud, aga ta on arvesse võtnud kokkuvõttes seda minu märkust, et ei ole siis nii-öelda hea stiil oma tegevust kommenteerida ja alustada kokkuvõtet sõnadega kokkuvõtteks ütlen. Ja siin ta siis on selle ära parandanud. Aga nagu me eelmises videos nägime, oli siis põhiline probleem see, et sissejuhatuse ja kokkuvõtte kõrval olid väga viletsad sisulõigud. Vaadates nüüd lõikude mahtu on need tõusnud võrreldes siis sissejuhatuse ja kokkuvõttega. Ja endiselt on ehk visuaalselt esimene lõik natuke pikem, aga hakkame vaatama, kuidas ta siis on hakkama saanud. Nii, alustame siis sellest, et esimene sisulõik tõstatab probleemi, tehnoloogia areng tekitab tööturul ebakindlust, sest paljud traditsioonilised ametid kaovad. See on nüüd juba päris hea tees. Siin on probleem selgelt välja toodud ja on võimalik siis ka väitluses argumente luua. Kuidas ta seletab? Automatiseerimine asendab eelkõige lihtsamaid ja korduvaid töid, mistõttu osa inimesi võib jääda töötuks või peab kiiresti ümber õppima. See korduvaid töid siin võiks võib-olla siis natuke parema sõna valida, et siin ta pigem siis rutiinseid või korduvaid liigutusi nõudvaid töid mõtleb. Näiteks on mitmed rahvusvahelised jaeketid nagu Amazon arendanud kauplusi, kus ostmine toimub ilma kassata ning arveldus tehakse automaatselt sensorite ja tehisintellekti abil. Selline lahendus vähendab vajadust kassapidajate järele ning muudab kogu teenindusprotsessi. Iseenesest näide hea, ainult et kas nüüd Eestis Amazon näiteks võtta, oleks võinud ju mõne sellise eestlastele lähema poeketi näiteks võtta, mitte veebipoe. Amazon pigem siis eestlastele veebipoena kätte saada, et oleks võinud näiteks siis kas või Coopi või midagi muud nimetada. Selline lahendus vähendab vajadust kassapidajate järele ning muudab kogu teenindusprotsessi. See näitab, et tehnoloogia ei muuda ainult töö sisu, vaid võib ka terveid ametirühmi kaduma panna. Sellest järeldub, et töötajad peavad olema valmis oma oskusi pidevalt ajakohastama ning riigil tuleb toetada ümberõpet, et vältida töötuse kasvu. Nii, nagu me näeme, et võrreldes nüüd selle lõiguga, mis tal eelmises kirjandis oli, on arutluselemendid siin täiesti olemas. Võib-olla natukene selle näite kallal noriks, aga sellist loogilist järeldust on siin täiesti näha. Nii, ja püsib ka teemas, sest tuli arutleda, et missuguseid muutusi võib kaasa tuua ja millised on siis riskid ja probleemid, mis siis kaasnevad. Vaatame üle nüüd teise sisulõigu. Kuigi tehnoloogia muudab õppimise kättesaadavamaks, võib see samal ajal vähendada õppimise kvaliteeti ja sügavust.
Nii, probleem on täiesti olemas, natukene häirib see sõnakordus, et ühe lause sees võiks sõnatüve kordamist vältida, kõlaks paremini, aga see on selline väike stiililine libastumine. Kuidas ta seletab seda? Digitaalsed õppevahendid võimaldavad küll paindlikku õppimist, kuid jällegi siin jääb kohe silma, kuidas nii-öelda üksteise all ka veel siin on see sõna õppimine. Kuid sageli jääb puudu otsesest suhtlusest ja juhendamiseks. Näiteks COVID-19 pandeemia ajal toimus suur osa õppetööst distantsilt ning mitmed uuringud ja õpetaja kogemused näitasid, et osa õpilasi jäi õppetööst kõrvale või omandas teadmisi pinnapealsemalt, kuna puudus vahetu kontakt õpetajaga. See näitab, et tehnoloogia võimaldab küll õppimist igal ajal ja igas kohas, kuid ei taga automaatselt selle kvaliteeti. Seetõttu tuleks digilahendusi kasutada koos traditsioonilise õppega, et toetada nii iseseisvust kui ka sügavamat arusaamist. Järeldus on siin väga hea, kuigi tegelikult see näide jääb natukene liiga üldiseks, sest siin on öeldud mitmed uuringud, no millised siis täpselt, mis maal läbi viidud, mida need uuringud üldse tõestama pidid, et siin võib-olla siis jah, natukene noriks sellega, et näide üldise võitu. Nii, läheme edasi. 3. sisulõik. Tehnoloogia areng võib ohustada ka inimeste privaatsust ja vabadust, kui seda kasutatakse kontrollivahendina. Nii, stopp, privaatsus ja vabadus. Kuidas on seotud see õppimise ja töötamisega, mida töökäsk siis meile ütles? Probleem on küll hea, aga kaldub natukene töökäsust eemale. Seda probleemi on kujutatud Orwelli romaanist 1984, kus tehnoloogia abil jälgitakse pidevalt inimeste tegevust ja mõtteid. Sarnaseid tendentse võib märgata ka tänapäeval. Näiteks Hiinas kasutatavas sotsiaalse krediidisüsteemis, kus inimeste käitumist hinnatakse digitaalselt ning see võib mõjutada nende töö ja reisivõimalusi. Siin ikkagi nimetab seda tööd. See näitab, et tehnoloogia võib muutuda vahendiks, mille abil kontrollitakse inimeste elu väga laialdaselt. Nii, miks see on halb? Kirjuta oma mõtted välja. Sellest järeldub, et tehnoloogilise arengu kõrval peab ühiskond kehtestama selged piirid ja reeglid, et kaitsta inimeste põhiõigusi. Nii, need põhiõigused, aga ikkagi teema oli töö või õppimine. Nii et midagi ei ole öelda, ta siiski kaldub teemast eemale. Nii, ja selle taustal siis kokkuvõte kõlab endiselt ja siin ta midagi täiendanud ei ole. Hea on see, et ta lihtsalt ei korda järeldusi, mis on tüüpiline õpilaste probleem. Ta vastab otse siis nii-öelda sissejuhatuses püstitatud probleemile. Kas muutus paremaks? Nii. Endiselt alustame siis kõige lihtsamast. Õigekirjavigu siin ei olnud, 20 punkti. Stiil, ikkagi 8, sellepärast, et kõik kohad ei olnud väga selgelt väljendatud ja ka sõnakordusi oli siin ja oleks võib-olla täpsemalt saanud sõnastada. Nii et päris maksimumi ma siiski ei paneks. Küll aga on vormilt nüüd tõesti paremaks läinud. Et vormi ma paneksin isegi 5, mis siis, et see viimane sisulõik on nüüd töökäsust natukene mööda. Ja kuna see viimane lõik on nüüd töökäsust mööda,
ja teises lõigus on näide liiga üldine ja esimeses oleks võinud olla siis pigem Eesti-keskne see näide, siis sisu eest ma üle 15 punkti siiski talle ei paneks, aga nagu te näete, ainuüksi siis järelduste korralikult lõpuni kirjutamistega ja vähemalt mingite näidete lisamisega on see tulemus paranenud nii palju, et me saame 48 punkti 60-st, mis siis vastab hindele hea ehk 4 ja on juba sellise keskmiselt hea tasemel kirjandi mõõduga. Nii et ai on õppimisvõimeline, aga siiski areng peab jätkuma, teeb endiselt vigu ja ka pärast konkreetsete parandusettepanekute arvesse võtmist eesti keele õpetaja käest rohkem punkte ei saa. Aitäh vaatamast!